Mihkel, teine koht, aga vahepeal olid esimene. Räägi sõidust. Sõit oli kusjuures üllatavalt põnev. Ma arvasin kvalifikatsiooni tulemuste järgi, et Jaanus läheb ja kaob. Aga kui ma mingi hetk nägin, et mul on ikkagi rajal teatud osad, mis on võib-olla raja nagu kiiremad osad ja tugevamad mahapidurdused, et seal on mul mingisugune teatud eelis, Jaanusel jällegi nii-öelda kurvist väljumine nagu eelis. Et siis ma täitsa nägin, et ma saan siin Jaanusega võidelda küll. Õnnestus ka Jaanusest mööda minna, ma ei tea, mõned ringid ka sõitu juhtida. Kuid siis enda nii-öelda apsaka tõttu, kus lasin nii-öelda tagaosa kurvist välja minnes libisema, et hüppas mul korra nagu tagaratas alt ära, siis Jaanus sai selle peale uuesti mööda. Ja kuigi ma proovisin sealt kinni hoida, siis korraks jäid ka mahajääjad ette, ma lõhkusin enda rütmi ära ja siis ma juba nägin, et see nii-öelda vahe tuli selline second 2 sinna sisse ja vaatasin, et ainult paar ringil lõpuni, et seda ma ei võta enam paari ringiga ära ja lihtsalt proovisin hoida enda sõitu, proovisin hoida ennast, proovisin hoida ratast ja proovisin lihtsalt vastu pidada, et ma olen ise ka väga üllatunud tulemuse üle. Ütlesid, et comeback sai alguse Vihuri jõulupeolt. Võib öelda küll jah, et Vihuri jõulupeolt, et seal me siis istusime Bikepointi inimestega sama laua taga ja kuidagi see oli see jutu ja nalja käigus, nad ütlesid, et Ducatil on ka nüüd uus mudel, et Mihkel, kas lähed uuesti rajale. Ja korra me seal nii-öelda naljatasime sellel teemal, kuni mind siis kutsuti ka seal Vihuri meenet vastu võtma ja siis ma rebisin Markolt mikrofoni käest ära ja ütlesin, et põhimõtteliselt, et järgmine aasta Superbike'is näeme. Aga siis ei olnud veel mitte midagi paigas, see oligi lihtsalt laua taga räägitud nii-öelda nali, aga sealt see kuidagi liikus edasi, et lõpuks saimegi laua taga kokku ja panime tingimused paika, lõime käed ja siin me oleme. Kuigi me saime küll alles nii-öelda kolmapäeval rajale, siis ma ütlen, ma olen ennast ka üllatanud, et see ratas on ka vastav, et lubab sellistele kohtadele sõita. Ees on veel 4 sõitu, mida hooajalt ootad? Ma kusjuures ootan väga Pikerniki sõitu, sest Pikerniki rada on selline rada, millest ma olen varem ka rääkinud, et see mulle väga meeldib, kuna see on rohkem selline mõistuse, mitte nii-öelda mootorratta ja seadistuse rada. Et jah, ma ootaks uuesti Pikerniki rada, tahaks lihtsalt näha, kuidas mul seal läheb. Super, aitäh sulle! Aitäh!